kui mina sain haigekassasse tööle, siis peaaegu samaaegselt tuli sinna ka sisse Riigikontroll. Olemas tolleaegne juhataja lahkus poolte kokkuleppel hästi kiiresti ametist ja haigekassad, mis kuni 94. aastana olid nii-öelda munitsipaalasutused, riigistati. Ja siis juhtus niisugune naljakas lugu, et mitte ükski mees ei tahtnud enam haigekassat juhtida, sest et asi oli nagu kontrolli alla võetud. Ja siis mul paluti võtta esialgu direktori kohusetäitja ülesanded enda kanda ja mõne aja pärast siis haigekassa nõukogu valiski mu Tallinna haigekassa direktoriks. Pean tunnistama, et ma ei teadnud sellest ravikindlustusest sel ajal mitte midagi ja ma ei teadnud ka juhtimisest suurt mitte midagi, aga natukene teadsin psühholoogiast. Peamiselt siis koolieelikute omast, jah? No kuna põhilised lepingupartnerid haigekassas olidki mehed, siis laste psühholoogia tuli igatepidi kasuks. Sest ajad olid väga keerulised ja erakordselt raske oli lepingupartneritele selgeks teha, miks need lepingud on niisugused, mis ei võimalda töötada ja neid kannapöördeid 90-ndatel oli ikka väga palju ja väga tõsiseid. Aga mind aitas see, et ma ei pidanud ennast targaks, vaata, ma sain aru, et ma ei tea mitte midagi ja ma olen väga tänulik nendele oma 3 sambale, kellele ma tol ajal toetusin. Need olid tohtrid Vello Ilmoja ja Peeter Mardne ja Raivo Toots, kes viimane töötas mul haigekassas, teised 2 olid haiglajuhid ja nad olid tõeliselt head kolleegid ja väga head õpetajad ja nende käest võis alati nõu küsida ja alati ka nad nõu andsid ja see on üks asi, mida ma kõigil inimestel soovitan, kes ühesõnaga, ärge arvake, et te teate maailmas kõike, ärge häbenege küsida, sest kui te küsite, siis te saate ka teada ja tihtipeale saate ka õiged vastused. No vot, ja niimoodi selle haigekassaga ka siis hakkaski pihta, et siis ma hakkasin ennast täiendama, oli kõikvõimalikke koolitusi ja kursusi. Tõsisem jama mul seal haigekassas oli, mille mu finantsdirektor mitte pahatahtlikult, aga korraldas nii, et me ületasime eelarvet 30 miljoni krooniga. Keegi pannud seda raha küll oma taskusse, see maksti raviasutustele välja tehtud töö eest, aga see oli küllalt põhimõtteliselt väga räige finantsdistsipliini rikkumine, mille peale ma läksin siis nagu raamatupidamist õppima, sest et sinnamaani ma arvasin, et kui debet ja kreedit on kontrolli all nii-öelda, et ühtegi teist rida ei ole vaja vaadata. No tegelikult on ikka bilanssi vaja vaadata natuke terasema pilguga küll. Ja haigekassas ma töötasin kuni 2000. aastani, jah? Siis kui 2001 isegi lausa toimus haigekassade järjekordne reorganiseerimine, kui mina tööle läksin, sinna oli haigekassasid vist 21, vahepeal oli neid 17 ja lõpuks jäi neid järele ainult 4. Ja ma tundsin, et ma enam see haigekassa valdkond mind enam ei köida. Siis mind värvati Sotsiaalministeeriumi tervishoiu poole peale projektijuhiks, ehitasin valmis ühe ameti, mis seadusega oli loodud, ehk tol ajal kandis ta nimi Tervishoiuamet, tänaseks on tast saanud Terviseamet.